Tere hommikust ja imeilusat uue aasta esimest esmaspäeva. Meie oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk tere tulemast tagasi kuulama esimest 2020. aasta Kirsi Chilli episoodi. Nii imelik sükest asja öelda 2020, mida helle lihtsalt. Ühesõnaga, kas võin sissejuhatusena teha? Ma olen nii õnnelik juba selle episoodi üle. Põhimõtteliselt siis, kui ma hakkasin üldse Kirsi Chillit esimest korda kuulama, siis üks mul lemmikuid episoode koheselt oli siis, kui te tegite Arturiga ju eesmärkide. Ja ma mõtlesin, et kas mul on midagi sassi läinud. Ja tegite küll eesmärkide. Aga me tegime selle keset aastat, sellepärast, et kuna me launchisime podcastiga mais ja siis me keset aastat tegime selleks, et inimesed, kes võib-olla ei olnud eesmärgistanud, saaksid ka teha ja mina, kel olid juba aasta alguses pandud, siis mina käisin nagu keset aastat üle, et kaugele ma nendega jõudnud olen. Okei, siis ma mõtlesin, mul oli veits segadus hetk, et ei alustanud ju nii hilja, aga see oli üks mu lemmikuid episoode üldse ja mina olen üleüldiselt väga selline uus aasta, uus mina, uued eesmärgid inimene alati olnud, aga ma ei ole kunagi teinud siis kategooriatega ja ma tegelikult ütlen siia isegi võib-olla nõuanne, kui te ei ole seda eelmisse eesmärkide episoodi kuulan, siis võib-olla, kui viitsite, oleks isegi tore seda enne kuulata, sest sa vist puudutad osasid, mis sul nii-öelda selleks aastaks olid pandud, on ju. Et meie kontseptsioon, me mõtlesime teha nii. No? Mitte osasid, et ma käisin isegi kõik üle, nagu kõik need kategooriad ja siin episoodis me teeme täpselt samad kategooriad, mis eelmises ja tavaliselt ma olen ka täiega see, et uus aasta, uued eesmärgid, nüüd ma panen täie hooga selline nagu topelt motivatsiooni kuidagi puhang, aga kuna praegu me salvestame seda, kui on nagu 18. detsember, siis ma ei tunne veel seda uue aasta nagu tuhinat, ehk praegu mul oli nii raske neid eesmärke teha, sest ma ei olnud nagu mõtetega veel seal kohal, seega uus aastal ma olen küll Uus-Meremaal, aga vaata, ma arvan, et võib-olla seal ma isegi käin üle ja võib-olla isegi lisan neid eesmärke, sest siis on nii-öelda, kui see uus aasta päriselt käes on ja ma tunnen seda. Ja ma just tahtsin öelda, et meil paljud või nagu 2 kategooriat puudutavad nagu raha ja tööd ka ja siis ma tahtsingi seal mainida, et mina ei ole nagu tööalaselt väga spetsiifiliselt veel üle käinudki enda eesmärke, mul tuleb nagu eraldi nagu kohtumine, kus ma hakkan alles neid väga nagu täpsemalt mõtlema, nii et ma panin üldisemalt. Pluss mul tihti on nii, et aasta alguses ma ükskord istun maha, kirjutan eesmärgid ülesse ja siis mul tuleb nagu lähi mingi nädalatel järjest meelde, kuna see mõte on mul peas, et mis mu sellest eesmärgid on, siis ma vahel nagu lisan sinna hiljem juurde. Aga ma olen suht kindel, et ma sain kõik olulise kirja. Minul ei olnud seda uue aasta tuhinat nagu üldse, kuni täna nagu lõunani, kui ma hakkasin neid eesmärke kirjutama. Kõigepealt üritasin tund välja ja siis mul oli järsku mingi süge paus ja ma istusin uuesti laua taha ja järsku mul tuli täiega ideid ja ma olin üli nagu motiveeritud lihtsalt andma endast parim see aasta nagu. Ma arvan, et mul on lihtsalt see, et kuna mul praegu on see viimane nädal enne reisi, kus me salvestame täiega podcasti ette, ma salvestan oma teiste projektide jaoks nagu filmin videoid ette, siis mul on praegu nii suur stress, sest kõiki nagu asju on nii palju. See viimane nädal enne reisi on alati täiesti nagu täis pakitud, sest neid kohustusi asju, mis on vaja enne ära teha ja nüüd mul on nii suur stress, et ma olin nagu need eesmärgid on küll mingi viimane asi, mille ma praegu mõelda suudan. Seega ma reaalselt enne, kui ma treenis siia tulin mingi trammiga sõitsin, siis seal kiirelt seal mingi 20 minuti jooksul üritasin kõik nagu eesmärgid kirja saada. Ma proovisin mõelda natuke teistsugusemaid kui see, mis ma eelmises episoodis rääkisin, selleks, et teil kuulajatel oleks ka nagu põnevam ja saaks võib-olla nagu uusi ideid. See on hea mõte. No mina ei ole kordagi kuskil podcastis, tegelikult ma ei ole isegi vist videotes eesmärke niimoodi rääkinud. Ma küll teen oma kanalil aasta kokkuvõtteid, aga siis ma teengi nagu selle aasta, mis oli kokkuvõte ja midagi uueks aastaks otseselt ei ütle, võib-olla mõnikord maininud. Aga tegelikult ma olen regulaarselt teinud eesmärke 2015. või 16. aastast. Nagu 2015 mul oli siuke mini bucket list lihtsalt, aga 2016 aastast alates ma olen teinud nagu eesmärk, aga mitte kunagi kategooriatega. Ja algus ma olin veidike skeptiline, sellepärast, et ma natuke jagan seda mõtet, et sa ei saa üle 3 eesmärgile korraga keskenduda, et kui on liiga palju, siis on nagu liiga palju, aga samas jällegi ma olen selline inimene, kes siis, kui mul ei ole kindlat sihti või ideed, ma tihti kaon ära. Nii, et see ikkagist, kui ma maha istusin ja hakkasin need kategooriad vaatama, need on niivõrd erinevad, et mul ikkagi tuli 1 või 2 igasse kategooriasse, mis oli päris hea siuke suund ette antud. Aga kõigepealt me käime üle siis selle aasta eesmärgid ja kuna Maria see aasta ise ei teinud kategooriatega, siis praegu me ei hakka ka neid kategooria kaupa võtma, vaid me lihtsalt valisime välja 5 eesmärki, millega me saime hakkama, mida me teiega jagame ja siis 2 tükki, kus me tundsime, et oleks võinud rohkem aega pühendada ja mul 2 tükki, mis mul eelmine aasta või see praegune aasta, siis ei õnnestunud on mul uue aasta eesmärkide seas ka. Aga tahad äkki alustada? Annan sulle selle au.
ohoh. Kas me teeme kordamööda või ma teen kõigepealt kõik 5 ära? Tee kõik 5, siis ma teen kõik 5, siis tee 2, ma teen 2. Nii, mõnda asja võib-olla olete juba kuulnud, sest ma olen endast tunduvalt ka rääkinud, asjad, millega ma iga päev kokku puutun, aga number 1 oli siis see, et mu aasta eesmärk oli annetada iga kuu 10 eurot, ehk siis kokku 120 eurot, aga juhtus nii, et ma siis kas nagu annetasin või investeerisin nagu see for a good cause, nagu see puud ja nii. See ei ole nagu päris annetamine, aga nagu sa ei saa ka midagi tagasi, nagu see nagu maailmasse investeerimine. Ja juhtus nii, et ma siis annetasin 10 korda rohkem, ehk 1200 eurot. Okei. Siis teine eesmärk oligi see, et kui ma gümnaasiumi ära lõpetan, siis minust saab täiskohaga sisulooja ja nii juhtus ja sain siis ka oma tiimi või kõige kindlam, kes mul praegu on monteerija. Mul vahepeal oli üks lisainimene, aga ma ei hakka siia täpsemalt taskuma, ma ei saa liiga põhjalikult rääkida, aga nagu mul mingid abiinimesed on ja igatahes mu eesmärk oli ka tiim saada ja see põhimõtteliselt on olemas. Siis 3. oli olla keskkonna säästlikum, mis eesmärgina on kirjas väga üldiselt ja tegelikult see ei ole hea, sest et muidu sa ei saa oma nagu eesmärki mõõta, kui see on nii üldine, ehk siin peaks olema nagu mingi konkreetselt kirjas, et väljas ei mingi osta ühekordsese topsi jooke, poodi võtta nagu see peaks selles mõttes konkreetsem olema, aga kui ma aasta alguses panin, siis ma ei osanud veel kõiki asju isegi nagu ette näha, mida ma saan teha, seega see oli nii pandud, aga nüüd, kui ma aasta lõpus vaatan, siis ma tunnen, et ma olen seda nagu mingi 10 korda paremini teinud kui eelmistel aastatel kokku, sest et see aasta kõik need teadmised on minuni kuidagi jõudnud ja sellest võib-olla on avalikult nii palju rohkem räägitud ka, et mida sa saad teha ja siis ma tunnen, et ma olen ennast nagu täiega kokku võtnud või palju rangem olnud, et iga kord, kui ma lähengi, võtan oma topsid võtta kaasa või olen proovinud osta nagu mingi tahkelt seepi ja siis puudesse jälle investeerime, läheb eelmise eesmärgiga kokku. Siis 4. on selline megalamp, aga mul on ka mõni megalamp, see on täiesti okei. Ma valisin nagu eri kategooriatest kogu, et ma tahtsin teha lõkkeõhtut ja ma ühe korra tegin. Nii tore. Ma läksin, mul tegelikult 2 eesmärki oli nagu teha road trip ja lõkkeõhtu ja mõlemad tegime ühe korraga ära, ma käisin Madliga, see road trip jäi muidugi väga lühikeseks, me olime plaaninud pikemad, et me ühe öö ööbisimegi metsas, telkisime, tegime selle lõkkeõhtu ja siis teine õhtu me pidime nagu ööbima Viljandis, aga seal oli mingi mega mix-up meie selle ööbimise broneerimisega, ehk see üks nagu motell, neil oli 2 linnas, olid need, üks oli Tartus ja teine oli Viljandis ja me olime nagu broneerinud ja siis nad ütlesid, et me tegime teile broneeringu Tartusse, et Viljandis meil on nagu välja müüdud ja siis me olime mingi okei, me olime juba pärast ukse taga seal nagu sisse minna, olime nagu kust sisse saab helistama, vaata. Ja siis me hakkasime otsima teisi ööbimiskohti, aga me ei leidnud midagi, mis meile meeldib ja siis me sõitsime lihtsalt koju tagasi. No road trip oli sellegi poolest. Ja siis viimane on ma panin jätkalt 2 tükki, ma ei teagi kumba valida. Okei, ma võtan selle, et FaceTime'ida rohkem või üldse helistada, sest mulle üldse ei meeldi sõnumeid sõnumineerida, sest see on nii igav ja tüütu, ma hakkad sõrmed valutama ja nagu ma ei saa piisavalt kiiresti mu tundeid väljendada, seega ma olen üritanud rohkem helistada või siis videokõne teha sõpradega. Fun fact FaceTime'i kohta, ma ei saa aru, kuidas nii vähesed inimesed FaceTime'ivad, sest mina FaceTime'in, nagu mul on mingid sõbrad, kellega nagu mul on imelik, kui nad helistavad tavatelefoniga. Nad siis kas on kuskil bussis või on midagi väga hullu juhtunud nagu. Sellepärast, et me FaceTime'ime alati. Ja see ongi see, et ma üritan võimalikult palju nagu kui ma uute inimestega, mida väga tihti ei juhtu, aga kui ma satun uue inimesega suhtlema, siis ma üritan nagu aru saada, kas nad on FaceTime'i tüüpi, sest see on nii palju parem, kui sa nagu jõuad sinna telefonifaasi, siis sa hakkad telefonis rääkima, aga siis sa jõuad sealt veel üks samm edasi FaceTime, mis sa mõtled, miks sa üldse kunagi kellelegi midagi kirjutasid. Nagu. Selles mõttes FaceTime on parim leiutis üldse lihtsalt. Nii, oota, sul olid 5 kõik tegelikult. Nii, minu 5, no ütleme ausalt, minul ei ole niivõrd suuremad või siuksed väga maailma puudutavad hiiglaslikud eesmärgid ja mul on üldse tunne, et siin kohal on hästi huvitav ära mainida, et minu ja Viki erinevus, et selle koha pealt on see, et sa oled pigem hästi konkreetsete eesmärkidega, mida ma täiega nõustun, seda rääkis Arturiga, kas ta ma mäletan, et kui sul on konkreetsed, siis sa saad mõõta ja nii edasi, aga samas ma ei ole
selle koha pealt, jah. See on selleks ka, et sa ise tead, vaata, mis samme teha. Ja kui sa paned endale eesmärgi, ma tahan olla mingi tervislikum, siis ongi see, et nagu sul on see eesmärgina, aga see nii laialdane, et sa ei tea, mida teha, kui sa paned konkreetselt, et ma tahan juua 1,5 liitrit vett, ma tahan vähemalt päevas mingi 1 toidukordadest on mingi salat, ma käin 3 korda nädalas trennis, siis sa nagu tead, mida selle jaoks teha ja siis saad pärast vaadata, kas sa reaalselt oled täitnud ka seda. Ei, ma tean, lihtsalt mul pigem on see, et nagu mul on tunne, et minu jaoks ühes aastas muutub nii palju, et kui ma panen jaanuaris eesmärgi 3 korda nädalas trennis käia ja siis on märtsis aru, no näiteks jõusaalis käia 3 korda nädalas, siis on märtsis aru, et mulle ei meeldi jõusaalis käia, siis on nagu ma üritasin need panna konkreetsemalt, aga samas ma alati suhtun neisse nagu selles mõttes kriitiliselt, et alati võib midagi juhtuda, mis olukorda muudab. Ühesõnaga, minu 5 eesmärki, mis läksid hästi. No? Aga asi on selles, et sa võid aasta jooksul oma eesmärke muuta. No ma siis panen pigem kohe natuke üldisemad, et ei peaks muutuma. Ei, Maria. See ongi meie erinevus, Viki, see on okei. Aga tegelikult ei, ma panin seekord konkreetsemalt kui muidu. Ühesõnaga, esimene asi on, et ma lubasin aasta alguses endale, et ma võtan rohkem üksi olemise ja kvaliteetaega. Ja nüüd rääkides muutusest, ma sain mingi hetk aru, et minu jaoks kvaliteetaeg ei ole üksi olemise aeg. Nagu mingil moel jah, aga ma ei ole väga selles mõttes see inimene, kes tahaks päris üksi olla. Mina sain aru, et mul meeldib perega olla. Nii et nüüd ma olen terves aasta oma pere tüütanud igasuguste filmiõhtutega, olen nii palju rohkem lihtsalt niisama kodus olnud ja ma sain alles aasta lõpus aru, kui väga mul seda vaja oli. Ma isegi ei osanud aasta alguses kirja panna seda konkreetse eesmärgina. Nii et ma paningi siia, et see nagu pool aasta pealt küll muutus, aga üleüldiselt ma nagu kvaliteetaega sain kõvasti rohkem kui kõikidel eelnevatel aastatel. Siis järgmine on kirja pandud, et palun ära dropi koolist välja, mis siis minu jaoks sümboliseeris seda, et ma saaksin kuidagi oma 10. lõpu 11. alguse tehtud ilma, et ma päris ära sureksin. No ma ise tean, et see oli pigem selle eesmärgiga, et ma liiga palju ei stressaks selle pärast ja muidu mul muid kooli teemalisi eesmärki isegi polnud nagu selleks aastaks, aga mul tunne, ma sain päris hästi hakkama, sest ma olen alati üritanud kooli suhtuda nii, et tee nagu nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik, on see ütlus on ju. Et nagu ma ei taha üle pingutada, aga ma tahan olla oma võimete piirides ja mul on tunne, et sellega ma sain nüüd see 10. lõpp 11. algus väga hästi hakkama. Siis mul on jällegi üks väga lamp, nagu sa ütlesid ja see on see, et kui te olete mind kaua jälginud, siis kindlasti on üks iseloomulik välimuse joon minu juures mu juuksed ja mu sõbrad teavad seda väga kindlalt, aga mingi hetk ma isegi mäletan, mitu aastat tagasi siis oli, aga ühesõnaga mun eluaeg on naturaalsed lokid, mingi et ma hakkasin neid sirgendama, siis ma mingi tapsin ära oma juuksed ja ma kirjutasin ekstra nagu meelega välja selle aasta eesmärgiks, et ma nagu hoolitseksin rohkem enda juuste eest ja kas te saate aru, nagu te ei pane seda muidu tähele, kui te sujuvalt vaatate, aga kui ma näitaksin teile nagu võrdluspilte, nagu kui suured sammud on mu juuksed teinud nagu tervislikuma välimuse poole, ma nagu mitte isegi ainult juuksed, vaid nagu kogu mu välimus, ma toon nii palju rohkem rahulise endaga mugav, nagu isegi kui ma olengi mingi ilma veigita või täiesti selliste juustega. Et see on nagu ülilamp, aga minu jaoks see oli nii oluline, sest see oli nii oluline osa mu välimusest, mis lisas mu enesekindlusele nii palju juurde. Mul nii hea meel, et ma nagu ühele poole sain see aasta ja saan nagu veel paremini järgmine aasta jätkata. Nii, viimased, 2 tükki veel. Siis eelviimane läheb natuke kokku selle esimesega, aga ma kirjutasin endale, et keskendu rohkem iseendale, mitte teistele ja see nagu tähistab minu jaoks mitut asja. Nii seda, et ma olen rohkem eneseteadlik, see, et ma oma sisus keskendun rohkem endale, ma olen selline hästi... Aga tegelikult see läheb, viimased 2 tükki ma võtan nad koos, sest kõige viimane on, et ära võtta liialt inspiratsiooni, mis minu puhul vahel juhtub. Ma olen hästi selline inimene, et ma võtan selle inimese kuju, kellega ma parasjagu olen ja ma tahtsin see aasta, et ma üritaksin olla rohkem nagu mina ise rohkem nagu keskendun ise endale, ei satu mingisse mõttetusse draamasse, ei saa kellega nii lähedaseks, et nad mingi hakkaks häirima mind või mida iganes on ju. Et ma üritan võimalikult palju ennast prioriteediks panna ja mul tunne, ma sain sellega kaasa aasta väga, väga hästi hakkama. Nagu, need on need 2 eesmärki, mida mul on nagu hea meel tagasi vaadata, et ma need panin, et ma need ära täitsin ilusti. No nii. Väga lahe. Yeah. Nii, ja 2 eesmärki siis, kus ma tundsin, et ma oleks võinud ennast parandada, oli see, et aasta alguses ma väga järjepidevalt täitsin sellist äppi nagu Dailyo, kus sa siis paned iga päev enda selle päeva emotsiooni, valid see, kus on nagu emoji või nii, siis ja mingi tegevused, mis sa see päev tegid, said valida ja siis mina kirjutasin veel juurde 3 asja, mille eest ma see päev tänulik olin ja ma täitsin seda vist mingi pool aastat või nii nagu suht hästi, et iga päev või siis kui sa nagu unustasid, siis järgmine päev kirjutasid nagu eelmise päeva asjad ka ja siis
järsku, äkki see oli see, kui ma läksin USA-sse, mul jäi see pooleli ja siis tagasi tulles ma ei saanud sinna rütmi, ma nagu üritasin, aga ma ei olnud harjunud, ehk mul oli see täiesti meelest läinud ja siis see kadla jäi pooleli ja siis mul on nii kahju. Oota, aga mis selle nagu eesmärk on, et sa paned emotsioonid kirja? Ei, sul pärast sa näed nagu kuu kokkuvõtet, sul on siuke nagu kalender ja siis iga päev on tähistatud selle värviga, mis sa valisid ja siis sa näed vaata enda kuu lõikes, et näiteks kui pikalt sul oli hea töö, millal sul oli okei, millal oli halb, millal sa olid kurb või vihane ja siis sa saad nagu, ja kui sa oled märkinud tegevusi, siis ta hakkab neid omavahel seostama ja paneb näiteks, et mingi tennise mängimine tavaliselt seostub sul hea tujuga, seega äkki sa peaksid rohkem tennist mängima, nagu niimoodi, või nagu sellised asjad seostuvad sul tavaliselt kurva tujuga, võib-olla tee vähem neid, vaata, nagu niimoodi. No ta tundub mega ving, aga mina lihtsalt isiklikult ma imestan, et pool aastat on juba pikka aeg sellise asja jaoks, mul on nagu nende igapäevaste kirjutamist ja selle asjadega, ma ei püsi kunagi, ma ei ole piisavalt püsiv selle jaoks. Ja see tegelikult ei võtnud üldse kaua aega ja nagu kõige olulisem minu jaoks oli just see, et see oli koht, kuhu ma sain need 3 asja, mille eest ma tänulik olen üles kirjutanud, sest ma ei viitsi nagu iga päev märkmikusse kirjutada, liiga tüütus, igal pool sul pole seda isegi kaasas. See oli nii mugav äpp, kuhu panna ja siis mulle nagu minu jaoks tegi huvitavamaks just see, et ma sain seda emojit ka valida, sest muidu mul oleks võib-olla igav hakanud ainult selle kirjutamisega. Fair. Ja teine asi oli see, et lugeda 1 raamat kuus, milles ma täiesti failisin. Ma ei oska öelda, mitu raamatut ma lugesin, aga kindlasti mitte 12. Võib-olla mingi 3 või 4. No mul on ülihea siit jätkata, sellepärast mul oli küll see üks teine pandud, aga mul tuli meelde, et ma ei kirjutanud seda ülesse, aga ma ütlesin 100% vlogis, et ma tahaks suve jooksul ka nagu mingi 5 raamatut läbi lugeda ja ma lugesin lege 1 ja ma isegi lõpetan seda päris ära. Ja mul tuli meelde, et see sobib see nii hästi, sest mul oli see sama raamatut asi, ma mäletan, ma mõtlesin kogu aeg, et ja ma nüüd hakkan lugema, aga seal on veidi see sama püsivuse asi, et ma olen rütmis nagu mingi paar nädalat võin väga tugevalt olla ja siis järsku võib mingi üks väike asi alla, see viskab meid rütmist täiesti välja lihtsalt, et see veits läheb see sama püsivusega kokku. Ja teine asi, mis mul oli ka selleks aastaks pandud, millega ma siiamaani nagu jaman, aga ma kirjutasin, et tee trenni, aga ära liialt sunni ennast, mis ma täiega saan aru, et see on liiga üldine, aga ma ei osanud panna isegi konkreetsemalt ja mul on tunne, et ma raudselt räägin sellest oma aasta kokkuvõttes ka, aga ma ei ole siiamaani leidnud nagu treeningut, mis mulle sobiks, sest ma ei ole väga see sportlase type, ma tahan midagi teha, mis mu keha vormis hoiaks. Ma üritasin jõusaalis käia, nagu ma olen korduvalt üritanud ja mul ei ole seda püsivust lihtsalt. Ja see tuleb ka mul siin eesmärkides, aga nagu mul on tunne, et see aasta ma väga ei teinud nii hästi, kui ma oleks tahtnud. Mul olid mingid perioodid, kus ma tegin väga tugevalt trenni ja siis nagu mida kauem ma püsisin sellel trennirongil, seda kauem ma pärast ei teinud enam trenni. Aga sa käid ju tantsimas, kas see ei ole sinu jaoks südamelähedane? Tantsimas ma olen käinud viimased paar aastat, me käisime, et me tulime korra nädalas kokku ja üritasime mingit kavavõistluste jaoks, aga ta ei ole minu jaoks piisav füüsiline koormus, ma käisin seal sellepärast, et mul meeldis tantsida. See aasta meil ei tulnud grupp kokku ja nagu me see aasta ei teinud, nagu ei tulnud gruppi kokku ja nüüd nagu seda ka pole ja siis ma üritasin jõuksis käia ja see ei ole välja tulnud see siiamaani. Aga MyFitnessis on vaata need grupitrennid ja seal on ka näiteks tantsu. Ma tean, need on mul, tuleme selle juurde tagasi, kui me minnud nende tervise eesmärkide juurde, ma panin selle sinna kirja. Aga jaa, raamatud ja trenn olid 2 asja, mida oleks saanud paremini see aasta, aga tead, ma ei kahetse midagi, saabki see aasta uuesti proovida, ma arvan. Jätkame siis nüüd uue aasta eesmärkide ehk 2020. aasta eesmärkidega. Siin on meil 10 kategooriat ja... Ta tegi kategooriad enne ette lugeda. Või tegelikult teeks nagu väiksema momenti. Kas sinul ei ole niimoodi, et iga aasta nagu enne uut aastat sul on nagu mingisugune tunne uue aasta koha pealt? Et kas sul ei ole nagu mingit tunnet, et nagu mingi sisetunne, nagu mis vallas sul võib-olla hästi läheb või milline see aasta tuleb nende plaanide kohaselt, mis sul paigas on või nagu ei ole seda sisetunnet või? Sest ma tean, et 2018 lõpus mul oli sisetunne, et 2019 tuleb ülihea aasta ja tuligi. Et nagu mul oli see tunne ja mul on kuidagi 2020-ga veel see tunne, et nüüd ma saan siit ainult nagu edasi araneda. Nagu mul mega hea tunne, siis ma tahan teada, kas sul on ka hea tunne? Ma arvan, et mul tekib see tunne, kui on nagu 31 jaanuar, vaata praegu keset detsembris ma ei suuda hetkel sellele mõelda, ma ei tunne seda tunnet, aga me võime need eesmärgid üle käia ja siis võib-olla ma proovin kokkuvõttes, ma ei taha praegu midagi veel ette ära rääkida. Seega, ja need kategooriad, kui mul meeles on, siis ma üritan panna ka podcasti kirjeldusse, et siis teil on kohe visuaalselt ees, kui te tahate ise ka pärast teha.
kui sa unustad, siis teie eelmise, selle Arturiga eesmärkides seal kirjelduses on need samad kategooriad kirjas. Ma ükskord vaatasin. Väga hea, siis kuulake seda ja minge tšekake. Kas sa soovid alustada või? Oota, loeme kategooriad või lihtsalt alustame? Ma arvan, et hakkame järjest minema. Okei, see pole kõige minu nii-öelda kõige edukam kategooria, kus juttu teha, aga las ma siis alustan. Esimene kategooria on raha. Selgituseks siis sisse- ja väljaminekud minu puhul. Nüüd, nagu ma ka ütlesin, me pole tööalasid nagu kindlaid numbrilisi ja ma tunnest nagu õpetaja, kes annab selle sõna mingi ja. Ja ma mõtlesin, ma selgitan korra inimestele, saatsid sisse väljaminekut, ma siia päris väljaminekuid ei paneks, sest eraldi kategooria pärast tuleb materialism ehk asjad, mille peale seda kulutada. Et siin on pigem mõeldud, et näiteks kui palju sa tahad teenida, palju sa tahad annetada või võib-olla palju sa tahad investeerida, mingid nagu sellised. Nagu selles mõttes annetamine, investeerimine on ju ka nagu väljaminek selles mõttes, et sa nagu annad raha ära selles mõttes. Okay. Nagu ma isegi ei pannud siia väljaminekut, ma lihtsalt panin kirjeldusse selle pigem. Aga jällegi tegelikult ma ei ole kunagi pannud rahalist eesmärki endale. Lihtsalt sellepärast, et ma ei ole kunagi võtnud raha teenimist veel nii tugeva eesmärgiga, mis mul on tunne, et see aasta nagu tuleb siuke aasta, kuna mul on kogu aeg on tunne, et kool on liiga suure osa mu elust võtnud, aga nagu, mitte nüüd saladuskatte all, aga nagu inside infot, see aasta on esimene aasta, kus ma plaanin ka nagu abiotsida kõlab nii dramaatilist, aga võtta nagu inimesi appi endale, et nagu YouTube ja kõike sellega nagu veel parem olla ja mul on tunne, et rahaliselt see kindlasti tasub ennast ära ja mul on siia pandud, need on nüüd väga üldised, sest ma tõesti ei osanud praegu veel panna konkreetsemalt, aga esimene on, et ma tahan suurendada ja laiendada enda raha teenimise allikaid, mis kui ma praegu saan oma raha sponsordiilidelt, siis ma nagu tahaksin leida nagu uusi viise, kuidas nagu raha juurde teenida. Nagu mul on tunne, et see on asi, mida ma oleks pidanud ammu juba panema eesmärkidesse, aga see aasta mul on tunne, et eriti ma võtan selle rangelt fookusesse. Ja siis teine on lihtsalt, ma ei kirjutan seda lauset lõpuni endale see viikus, ühesõnaga, et teenida lihtsalt nii palju raha, kui ma jõuan muude eesmärkide kõrvalt. Et kui mul, ma ei tea, muu eesmärk on, ma kirja ei panda, aga ma tean, et ma ei taha liiga palju nagu oma Instagrami mingi reostada koostöödega, siis ma nii palju üritan, kui ma selle eesmärgi raames saan. Ja kuna ma siiski käin ka koolis ja ma tean, et mul tuleb uurimistöö ja asjad, siis ma tean, et on mingid hetked, kus ma pean nagu võtma jälle koolile aega, aga samas selle kõrvalt ma tahan olla siis rohkem ikkagi teenimisele orienteeritud see aasta. Okei. Yeah. Väga hea. Mic drop. On veel midagi või? Ei ole, ma panin 2 tükki. No ma panin sissetuleku osas, et minu kuu sissetulek võiks olla topelt kui eelmine aasta on mu nii-öelda eesmärk. Wow. Aga ma ei taha seda nagu summat avalikustada, sest ma tunnen, et lihtsalt ma ei soovi. Ja siis teine on see, nii nagu ma tegin see aasta, et ma siis investeerisin sama palju puudesse, mis jooksid ära kõik selle CO2, mis kulus lennukiga reisimisele, et ma järgmine aasta teeks sama. Et teeks aasta lõpus reisid tasa. Hea asi, et ma see aasta lennukiga ei reisinud. Kui suuresti, kui ma hakkasin praegu mõtlema, et ma ei reisinudki see aasta kordagi lennukiga. Nagu ma ei käinudki kuskil reisin. Ma korra sõitsin laevaga, aga muidu nagu lennukiga. Ma mõtlesin, kas Bright viitsib mulle korra pastaka visata, et juhul, kui mul tuleb mingeid eesmärke veel juurde või ma saan näiteks Marialt inspiratsiooni, et ma tahan midagi lisada. Suurepärane, ma siis laenan sult, kui mul ka mõni pähe tuleb. Ja. Nii, järgmine on meil siis töö ja ma valisin välja ka sellised eesmärgid, mida ma siin podcastis saan öelda, sest osad on endiselt veel saladuskatte all, ei saa avalikkusele teada anda, aga eesmärk, milles ma tegelikult failisin juba see aasta, oli vlogikanali rebranding. Ma tahtsin nagu teha kõik see kanali nagu disain ja logod ja introd ja outrod ja kõik nagu ümber teha või paremaks, sest minu arust väga vanaks jäänud, see on nii pikalt olnud, ma tahaks ägedamaks ja ühtsemaks seda disaini, aga mul nagu oli ideid, aga ma ei jõudnud teostada või ma nüüd aasta lõpus nagu natuke hakkasin sellega tegelema, aga ma ei jõudnud lõpuni. Ehk ma tahan kindlalt selle ära teha ja siis teine eesmärk ongi järjepidevus YouTube'is, et proovida tekitada kindlam graafik. Arusaadav, mul oli see ka selle aasta või nüüd siis eelmise aasta eesmärkidesse pandud. Nii mina panin töö kategooria alla ka kooli ühe nagu punkti, sest see on siiski nagu suur osa oma elust, aga esimene punkt on nii-öelda, et ma suunaksin oma mõtlemise rohkem äriliseks, mis see natuke räägib vastu mu selle ideele, et nagu sisuloojana sa ei saa olla liiga palju nagu võtta seda tööna, sest siis seal veits on see orgaanilis osa, nagu seal peab see lõbu olema, sest see nagu baseerub sellel, mul on vähemalt selline tunne. Aga ma kirjutasin siia selle ärilise mõtlemise, sest mul on tunne, et kui ma
annaksin kas või natuke rohkem, et keskendudagi nagu kuidas ma seletan, rohkem süveneda kas või sükestesse asjadesse, kuidas laiendada oma raha teenimise või nagu sissetulekuallikaid, siis nagu ma tegelikult see tooks suurt kasu, kui ma võtaksin selle aja ja süveneksin, nii et ma panin selle siia kirja. Siis ma tahan luua rohkem või nagu ma niikuinii teen seda iga video, aga ma tahan luua nagu veel rohkem sisu, mis mind nagu ennast köidab ja mitte jääda sinna vlogi tavalisse rutiini, aga tehagi rohkem asju, mis mul on tunne, et ma nagu olen tõsiselt kirglik selle teema koha pealt või see on väga põnev mulle või midagi sellist. See on nagu üks asi, mida ma nagu olen läbi aastat üritanud teha, aga see aasta nüüd just eriti rohkem. Eriti arvestades seda, et ma hakkan nagu suuremaks kasvama ka ja nagu ma saan täisealiseks see aasta, mis on nii haige mõelda. Nagu uskumatu, mul tuli see autos meelde, ma olen 18 järgmise aasta lõpuks või selle aasta lõpuks, kui te kuulate. Nii et nagu ma loodan enda sisuga sinnapoole siis suunata, võib-olla ka vanematele vaatajatele siis 3. punkt, et ole ikka jälle mina ise, mis minu meelest, ma küll olen alati öelnud, et ma olen alati videotes mina ise olnud, aga see on veidike keeruline, nagu minu meelest suured USA YouTuberid on ka seda sõnaks võtnud, et see on keeruline, kui sa nagu harjud ära mingi asjaga, aga tegelikult see inimesena kogu aeg arened, sa kogu aeg kasvad, su huvid kogu aeg muutuvad, eriti mul on tunne, et praeguses vanuses, siis see on nii lihtne jääda sinna rutiini kinni ja minu meelest see ise endaks jäämine on asi, mida sa pead pidevalt uuesti õppima, pidevalt uuesti meelde tuletama, nii et see on mul ka siin kirjas. No siis on viimane üks kooli eesmärk, et ma oma uurimistöö ja õpilasfirmaga edukalt lõpetatud saaksin ja saaks need asjad eest ära. Väga, väga hea, mulle meeldib, et sul nagu kooli omad ka. No ma ikka ühe pidin panema, südametuulist käski, tegelikult päriselt. Järgmine on meil tervis ja mul on, ma arvan, päris huvitav eesmärk siin, sellepärast, et ma just käisin toitumisnõustaja juures või perearst suunas sinna, sest mul on nagu mingi peavalud ja allpolle mingi väsimus ja sellised asjad ja siis nagu perearst eeldas, et see on toitumisest, aga kui ma läksin toitumisnõustaja juurde, siis ta ütles, et me ei saa veel mu toitumisega tegeleda, et number 1, kuna mu une ja toitumisgraafik on nii kaootiline, et mul kõigub see täiega, et kui mul on see päev, et mul on kodukontor, siis ma magan mingi 11-ni, aga mõni hommik sul on esinemine ja siis ma ärkan nagu mingi 7:30, ehk ta kõigub nii palju ja see on mu kehale tohutu stressiallikas, et ta nii väga üritab kohaneda, aga ta ei saa ja siis ta arvab, et sellest mul nii-öelda tekivad kõik need muud tervisehädad. Seega ta ütleski, et ma saaksin selle paika, enne kui ma hakkan toitumisega tegelema, aga kuna nüüd ma lähen just Uus-Meremaale, mis tähendab, et kogu see ajavahe, sul on kõik mingi, reisides sul on väga raske toitumisgraafikut hoida, sest sul on vahepeal mingid, ma ei tea, mingi matkad seal ja niimoodi, see on nagu väga keeruline hoida seda ja siis sa tuled tagasi ja siis ma lähen kuu pärast uuesti palile. Seega ütleme nii, et aasta esimesed 2 kuud on mul raske seda teha, aga siis kui ma tagasi lõpuks jõuan ja saan mõneks ajaks koduseks jääda, siis mu eesmärk on see nagu ülitõsiselt ette võtta, sest see on nii suur osa mu elust ja praegu mul on nagu hästi raske tööle keskenduda, kui tervis nagu täiega jamab. Aga mis see plaan on siis minna samal ajal magama, ärgata samal ajal, et nagu unegraafik korda saada või? Ja et sa samal ajal magama, samal ajal ärkad ja siis need 3 põhitoidukorda oleksid enam-vähem samal, see ei pea olema nagu minuti täpsusega, aga enam-vähem nagu selle mingi tunni raames nii-öelda. Aga kas sa kavatsid siis seda töökoormusest nagu ma ei ütle, ma tunnen su töögraafikut väga hästi, aga ma näen kõrvalt päris palju, mis sa teed ja tihti ongi see, et sa ärkad vaata megavara mingit esinemiste jaoks, aga siis sul ongi näiteks õhtu hiljani teed tööd ja siis sa tahadki ennast ju välja magada, et kas sa siis hakkad seda nagu vara ärkamist ikkagi tegema, isegi kui sa oled õhtul kaua üleval olnud või sa nagu vaatadki mõlemast otsast, et üritad seda töökoormust sättida nii, et sa saaksid iga päev samal ajal magama minna, iga päev samal ajal ärgata? No ilmselgelt tuleb erandeid, aga nagu kui ma panen unegraafiku paika, siis see ei tähenda seda, et ma pean hakkama kell 7 ärkama. Ma võingi endale sellise graafiku teha, kus ma lähen 11 magama ja mingi ärkan 11 näiteks, et minu graafik on siuke, aga ma ei ole jõudnud sellele nii täpselt keskenduda ja ma unustasin mainida ka et mul on vaja nagu konkreetsemalt panna paika see nagu aeg või need kellad, millal ma teen tööd, sest praegu mul on see ka, et mul ei ole piirid paigas, mis tähendab, et iga vaba hetk ma teen tööd ja siis mul ei jää seda puhkamisaega või nagu minu aeg, mul ei ole paigas, mul ei ole kunagi kalendris minu aega, mul on kõik nii täis kui võimalik ja siis kui üle jääb, siis ma nagu võtan enda aja. Seega nagu tegelikult oleks vaja need ka paika panna ja siis selle põhjal nagu sa saad und ja muid asju ka jälgida, kui sul on teada, mis kellast sa kellal nagu töötad. Aga seda on nii keeruline teha, sest kõik nagu asjad ei sõltu minust, nagu näiteks selle podcastiga nii, et kuna meie monteerijal on ju ka mingid omad asjad ja ta saab ka selle materjali umbes nädala keskel kätte, siis tavaliselt ta saadab mulle selle pühapäeva õhtul, aga kuna me väga tihti pühapäeva õhtul salvestame,
salastame, siis on see, et ma ei saa kohe hakata sellega tegelema, kui ta mulle kell 7 saadab, see on see, et me salastame ära, ma jõuan koju, kell on mingi 11, ma pean hakkama tegelema, sest see peab järgmine hommik üleval olema, ehk nagu see ei sõltu minust, ükskõik kui mu graafik on see, et ma mingi pärast 5 enam tööd ei tee, siis nagu... Ma just sellepärast mõtlesingi, et see tundub nagu väga hea eesmärk, aga samas keeruline täita. See üliraske. Ja, aga samas ma soovin sulle väga palju edu, see on väga nagu hea eesmärk selle koha pealt nagu vaadates su tervise ja une aspektist. Nii, mis sul veel oli tervise seal või oli? Rohkem praegu, see või nagu põhiline. Ma mõtlesin, ma ei hakka igale poole mingid 10 panema, sest muidu ei jõua neid siin läbi käia. Ma tõenäoliselt ise panen juurde, aga ma valisin siia nagu mingi 1-2, sest muidu see episood läheb liiga pikaks. Ja, no jätkates uneteemadel, siis mina panin samuti, et ma magaksin normaalselt, sest asi, mida mina olen aru saanud see aasta, on, et unest tekivad kõik muud probleemid. Nagu mu isa on seda alati mulle rääkinud, aga ma olen alati olnud see inimene, kes peab asjad ise teada saama ja siis ma nagu päriselt võtan neid kuulda, nagu ma võin olla teadlik, et okei, no selge, ma siis hakkan käima. Aga siis nagu, kui ma ise päriselt sellest aru saan, siis ma olengi mingi okei, ma peaksin magama rohkem. Ja mu eesmärk on nagu tõesti kooli ajal eriti nagu päris, no kooli ajal ta hoiab ärkamisrütmi küll nagu õigeks ajaks, mis on nagu hea, aga magama minekuga ma teen tihti seda, et ma peaksin hakkama kooli nagu õppimiskoormust rohkem sättima nii, et ma ei pea hilja õhtul õppima, mida ma hakkasin see aasta tegema, oli see, et kell 10 ma lihtsalt keeldusin õppimast enam ja siis ma ülejäänud aja, kui jäigi midagi tegemata, siis ma õppisin järgmine päev vahetundides või nagu siis ma olin sunnitud hakkama varem tegema, sest kell 10 nagu ma panin lihtsalt koolast kõik kinni, mis nagu aitas selle koha pealt, et ma olin värskem ja isegi järgmine päev vahetundides ma sain nagu kiirema taibuga need asjad ära teha ja siis ma sain ka aru, et tegelikult kõik mu probleemid saavad alguse unest, ma olen halva tujuga, mulle ei jää asjad meelde, nagu see pole isegi nagu need nii-öelda funktsionaalsed, vaid see on mõtteviis, kui sa oled puhanud, on nii palju nagu optimistlikum või nagu minul vähemalt positiivsem, et mul on tunne, ma saan kõik probleemid lahendatud, kui ma olen, kusjuures, fun fact, mida Paula ükskord mulle ütles, oli see, et esimese, see vist oli niimoodi, et vaid öeldakse, pead magama vähemalt 8 tundi, et esimese 6 tunniga su aju suudab läbi töötada kõik informatsiooni, mis sa päeval said ja viimase 2 tunniga ta eraldab olulise ebaolulisest, ehk kui sa ei maga 8 tundi täis, siis nagu viimase selle 2 tunniga sa ärkad ülisegaduses ülesse, sul võib-olla ei jää asjad nii hästi meelde, et nagu ma ei mäleta, kust ta see täpselt võttis, ma tegelikult peaks selle järgi vaatama, aga et nagu sellepärast sa peadki need tunnid täis magama, sest muidu su aju suudab läbi töötada kõik selle küll, aga sa oled ikkagi nagu sama kurnatud, sama väsinud, sest su aju ei ole suutnud eristada seda kõike. Mega fun fact minu pärast. No ühesõnaga, siis teine eesmärk on veel, mis ongi selle trenni asjaga seob kokku, et ma jätkaksin endale sobiva trenni leidmist, sest ma ei kavatse alla anda, ma lihtsalt kavatsen veel mingeid asju proovida, näiteks rohkem rühmatreenides käia, mingid sellised asju, sest ma ei kavatse üldse füüsilise koormusega alla anda, aga samas ma tean, et see peab olema mul eesmärk, et ma otsin nagu treeningut või füüsilist koormust, mis mulle sobiks. Need on kõik minu tervise koha pealt. Ma ei hakanud ise trenni eesmärki panema, sest ma ei kavatse hetkel midagi muuta, seega ma jätkan sama rütmiga, mis mul nagu on. No sul on päris hea rütm ka, ütleme nii. Sellepärast ma valisingi grupitreeningut, sest et kui ma käisin jõuksis, mul oli ka, et mingi hetk sa oled ülimotiveeritud, sa käid kogu aeg, siis tulevad asjad vahele ja nii lihtne on neid aegu edasi lükata, kui sul ei ole seda, et sa pead see kellaaeg minema, seega mulle meeldibki treeneriga, et mul ei ole valikut, ma pean olema kohal. Absoluutselt, jah, nõustan. Nii, siis 4. kategooria on personaalne areng / intellektuaal. Ja minu esimene eesmärk on see samamoodi, milles ma see aasta failisin, ehk 1 raamat 6 ja ma proovin seda nüüd võtta palju rangemalt, et ma loeksingi iga õhtu enne magama minekut, nagu vahet ei ole, kui palju, ma võin lugeda 1 lehekülje, ma võin lugeda 50 lehekülge, nii kaua, kuni mul nagu uni tuleb, aga peaasi, et ma midagi loeks, et mul tekiks see rütm. Ja siis on see ka, et kuna ma lihtsalt olen tundnud, et kui ma ei ole võtnud seda nagu rahulikke minuteid enne magama minekut, et oledki just kas olnud telefonis või just mingeid tööasju teinud, siis ma ei ole saanud seda nagu rahustamist. Ehk kui ma lähen magama, ma ei suuda oma mõtteid välja lülitada, sest mul paneb kõik ajutäega edasi selles nagu töörütmis. Ma kohe mõtlen mingi, okei, mis on järgmine asi, mis ma pean nagu homme tegema ja mingi need asjad, aga kui ma loen raamatut, siis sa oled keskendunud sellele sisule ja sa ei saa oma asju mõelda ja siis see väsitab sind nii ära see lugemine, et saad kohe magama. Seega nagu ma tunnen, et mul nagu tervise pärast juba on vaja seda teha. Ma mainin siia, et minul oli, ma üritasin ka endale teha rütmi, et ma loen iga õhtu. Minu probleem oli selles, et ma tahan väga enda silmi hoida ja ma ei taha lugeda hämaras, nii et ma pean nagu lugema full valgused nagu peal, ehk siis ma loen, aga siis mul
No. Kas sul ei ole seda nagu öökapilampi või? Ei, mul ei ole otseselt öökapilampi, mul on kas nagu full tuled või nagu siis ma saan neid timmida, aga ikka kui ma panen natuke nagu hämaramaks, ta on ikkagi nagu full valgus. Pluss seal on see, et kui ma panen silmi pingutama, siis mul tuleb uni kohe ja kohe, kui ma raamatu käest ära panen, siis mu mõte jookseb ikka edasi. Sul on vaja seda raamatulampi, kus sa oled neid näinud. Ja ma tean, mul eelmises korteris oli ja, aga siis nagu ma isegi ei jõudnud hakata selle probleemiga tegelema, sest mul tuli uus nagu variant siia kõrvale, võib-olla neile, kellel on sama probleem, et mina isiklikult, ma ei suuda õhtuti nagu lugeda silmadega lihtsalt ja ma hakkasin podcast'e kuulama ja ma jään instantly magama. Ma panen 30 minutiks taimeri podcast'il, nagu et 30 minuti pärast jääb vait ja panen. Kas sul on see Spotify's siuke taimer või? Ja Spotify's ongi siuke taimer. Seal on nagu, sulle podcast jookseb, mis külje peal on siuke kuumärk ja siis saab panna, seal ei ole 20 minuti varianti, mis on nii nõme, seal on 5, 10, 15, 30 ja siis läheb edasi juba suuremateks. Ma ei ole kunagi üle poole tunni pannud ja ma panen käima ja eriti, kui ma olen väsinud ja nagu reeglina need õhtud, kus ma olin kõige rohkem stressis, kõige rohkem oli nagu, kõige väsinum olid ka, siis mul tuli uni kõige keerulisemalt, sest ma olin nii stressis. Aga nüüd on nii, et ma mäletan mingi esimest minut aega, mis nad podcastis rääkida ja juba ma olen kuskil unemaal lihtsalt. Aga see on ülija, sest see on siuke väike, vaata nagu beebidele lastakse seda white noise, et nad magama jääksid, see nagu veits mõjub samamoodi. Aga no raamatu lugemine on ilmselt intellektuaalsem, nii et jätka sellega, palju edu. Ja teine on siis pandud autojuhi load, sest mul vist on mingi 1,5 aastat mööda sellest, kui ma viimati seal autokoolis käisin. See on mul täitsa pooleli ja ma arvan, et personaalses arengus see oleks mul väga oluline osa, et õppida korralikult autoga sõitma ja mingi parkima. Seega mul oli see küll eelmise aasta eesmärkides ka, seda juhtunud, seega proovime see aasta uuesti. Tubli, soovin edu. Nii, oli sul veel midagi või? Ei ole, aga nagu miks mul sellega nii raske on olnud, mul ei ole enam nii suurt vajadust, sest nagu kui ma elasin linnast väljas, siis ma sain harjutada iga hommiku ma kooli sõitsime koos vanematega. Ma olin roolis, aga nüüd ma kolisin linna, mis tähendab, et ma käin igal pool kas jala või rattaga või äärmisel juhul ühistranspordiga, aga nagu mul ei ole enam seda pikka vahemaad, mida sõita. Või teine asi on see, et mul on auto olemas, mis tähendab, et mul on ka 2 autojuhti, mis tähendab, et mu sõber, Madli ja Andreas lihtsalt sõidutavad mind. Ei, ma tegelikult nagu natuke fiilin, sest ma küll elan Bolt. Ei, nagu mul on see, et ma küll elan linnast, no ma elan Tallinna piires, aga ikkagi mitte kesklinnas. Ja siis on see, et mul nagu, ma kujutan ette, näiteks ma tahaks siia podcasti salvestama tulla. Okei, ma ei tea, kas siin on parkimine all tasuta või? Ei ole. No ma räägin, siis on see, et nagu mul on tunne, et esimest kuu aega ma sõidaks suure urraaga, aga siis on see, et kas ma tahan parkimise eest maksta. Et nagu ma pigem tellin Bolti lihtsalt. Ja mul on veel see ka, ma juba tean ette, et kui ma teen need load ära, ma reaalselt ei hakka sõitma, sest et mulle ei meeldi. Nagu oleks ainuke asi oleks see, et kui ma pean minema esinemisele, sest see on lihtsalt nii kaugel ja mul pole muud varianti, aga linnasiseselt ma ei hakkaks sõitma, sest ma ei naudi seda nii väga. Mulle ei meeldi. Kõik sõbrad, kes on need load ülikiirelt ära teinud, on sellepärast, et nad on nii motiveeritud ja nad nii naudivad sõitmist. Mul ei ole ja sellepärast ma ei push ennast mingi huvitas ja ma ei taha sõita isegi nagu. Sa tundud täpselt inimene, kes oleks mingi huvita sõitmine. Mulle väga meeldib mulle autojuhtidega sõita, nagu ma pigem maksan selle Bolti eest või nagu lasen sõpradele sõidutada. Väga hea eesmärk. See on kusjuures, jälle, meil on nii nagu sarnast eesmärk, et mul on ülihea siit nagu silt tekitada ja tulla enda personaalse arengu kategooriasse, millest esimene, nagu ma lisasin selle just siis, kui ma autoga siia sõitsin, või Boltiga, siis ma lisasin siia autokooli, sest ma saan novembris 18, ma tahaks minna nüüd aasta alguses, aga ma pole isegi vaadanud neid autokoole mitte. Nagu ma olen ainult kuulnud sõpradelt, nagu mul on enamus kõik aasta 2 vanemad, kõik juba oskavad Tallinnas nagu seletada, ma tean, et ma tahan kuskil Raplas või kuskil väga kaugel väikses kohas oma sõidueksami ära teha ja ma lihtsalt tahaks, et see oleks tehtud. Sellepärast, et algus ma olin veel mingi, võtan need netiõpped, et läheb kiirelt läbi, aga siis ma näen nagu, mis frustratsioon on see, kui sa oled pand selle sõidueksami aja ja sa oled täiega mingi harjutanud, on ju, ja siis sa lähed kohale, sa teed ühe asja rohkem valesti, kui tohib ja siis sa saad järgmise 3 kuu pärast. Nagu ma ei kujuta ette seda nagu, seda ängistust, mis siis tuleb, aga ma olen juba valmistunud, ma kavatsen lihtsalt vähemalt üritada seda chillilt võtta, katsun lihtsalt selle aasta numbri sees kas või ära teha. Ja peame hakkama tegema neid study night'e, kus me koos mingi õppime. Ja siis peame hakkama podcasti ja neid autokooli update'e tegema. Pärast räägime, äkki lähme samasse. Või mul on pooleli juba ühes autokoolis. Kus autokoolis sa oled? Reali. See on Zebra või?
ei, selle nimi nagu ongi ainult Reali oma autokool. või? Okay. Selle nimi ongi Reali autokool, nagu see muidu toimub Realis, aga kuna Kaag on nagu sõpruskool kinda, siis räägime sellest pärast, tavai. Ühesõnaga, siis teine punkt mu isikliku arengu kategoorias oli, et mu fookus, seda ma tegin see aasta ka, aga ma lihtsalt tahtsin panna, et igaks juhuks oleks mul siin, et hoia ma fookus oluliste asjadel nagu pere, sõbrad ja töö ja mitte mööduvatel nähtustel, mille all ma pidasin silmas siis kas mingeid koolistressi või mingid sõpradega, mingit draamat või sellist nagu Või mõni crush. No eks ole. Ma ei pidanud seda kirja panemagi, ma ise teadsin, et ma üritaks hoida oma fookust nendel asjadel, mis ma tean, et jäävad mu ellu, mille pärast ma olen nagu kindel ja nagu mis ma tean, et on väärt oma energiat sinna panustamast. Mitte nagu mingitele inimestega, kellega on mingid probleemid või et oot, on jube tore, aga kurat, nii palju probleeme tuleb, et ma üritan hoida oma fookus nagu õiges kohas lihtsalt, nagu üleüldiselt. See sobis hästi sinna isikliku arengu alla minu meelest. Väga mõnus. Ma vabandan, et ma kogu aeg oma telefoni vaatan, mul tellisin toidu ära, siis ma pean jälgima kaugel see on, et juhul kui see kuller alab, ma ei ole see, et mul hakkaks igav lihtsalt, et ma seda toitu maha ei magaks. Ma võtan järgmisega selle kategooria või? Või võta? Ma võin. See karakter, mul oli sellega... Karakteri isiksus. Ja kõige raskem, sest ma reaalselt, ma enam ei teadnud, mida panna, kuna nagu... No mis see eelmine aasta panid sinna? No mingi olla positiivsem, mingi siuksed, aga nagu mul on see, et neid nagu karakteri eesmärke ma unustan kõige kergemini, ma üldse ei keskendu nendele nagu aasta läbi, ma unustan ära, ma ei mõtle sellele, ma ei arenda neid. Seega minu jaoks on juba suht mõtet siia panna. Aga see on see, et kui ma olen sellele mõelnud, siis mingites olukordades tegelikult natuke ikka tuleb meelde ja siis ma üritan keskenduda, seega ikkagi ma panen kirja, sest ta vahel aitab. Ja ma siis panin... Nojah, üks on sama, mis eelmine aasta, sest ma ei saanud sellega väga hästi hakkama. Vähem rääkimist, rohkem kuulamist. Ja, üks suu, kaks kõrva. Ja, sest et no see oleneb tegelikult minu sellest nagu tujust või nii, et kui ma olen väsinud, siis ma pigem kuulan teist inimest, sest ma ei jaksa lihtsalt rääkida ja mul on nagu, või kui inimesel on midagi mega huvitavat, nagu mingi kogemus asi selle taga, mis mulle päriselt ka huvi pakub, siis ma nagu räägi ainult. Aga kui ma olen energiat täis ja mul on just midagi juhtunud, siis ma tahan täiega rääkida. Seega see oleneb sellest ka, aga no ma üritan nüüd rohkem teisi kuulata. Ja siis teine on rohkem komplimente, sest mul on ülitihti see, et ma kogu aeg mõtlen mingit asju, et see näeb hea välja või mingi ilus riietus, mis iganes, aga tavaliselt on see, et kui sa inimest näed või nii, siis kohe läheb mingi vestlus käima, ehk ma ei jõua seda vahele öelda ja siis ma terve aeg mõtlen sellest, et peaks ütlema, aga siis ma tunnen, et kui ma olen juba tund aega inimesega koos olnud, et nüüd on nagu imelikselt komplimendid olnud, siis ma kunagi enam ei ütle, aga see piinab mind kogu aeg, et miks ma kohe ei öelnud, et inimesele endale oleks ka palju parem, seega ma üritan nüüd nagu kohe lihtsalt öelda seal komplimendi ära. Ei, kas sa saad aru naljakas nagu komplimentidest, nagu reaalselt, mul ei ole see kunagi eesmärkides olnud, aga see aasta ma hakkasin naturaalselt tegema seda, et nagu minu meelest eriti riietusega, see on esimene asi, mis silma nagu paistab, et nagu just ma räägin nüüd kooli näitel, kui kellelgi on mingi ägedad jalanõud, ägedad sokid, lahe kampsun on ju, siis ma teen seda, et ma olen lihtsalt nagu näiteks ma ei tea, Paulaga nibedama, miga Paula, sul on lahe kleit täna on ju. Nii, tegin algus oma sõpradega, kõik oli hästi, neile täiega mõjus on ju. Ja siis nagu ma hakkasin tegema seda nagu mitte suvakatele, aga nagu ma teistele klassikaaslastele, aga mingi klassivendadele näiteks. Ja siis ma ei tea, Kevin tuleb vastu on ju, ma olen miga lahe jope Kevin. Ja siis kõik mõtlevad, et ma olen sarkastiline. Nad on mingi, okei, thanks, pidid ütlema. Ma mingi ei, nagu päriselt sul on lahe jopemees, nagu päriselt ka. Ja seda ei usu mind enam. Ja mul on, ma ei saa neid komplimente enam teha, aga nüüd see on nagu mäng, nagu mida ma leian inimesi juures, mida komplimenteerida. Ma olengi mingi lahedad sokid või kuradi lahe müts või midagi sellist. Aga nagu inimesed mõtlevad, et ma olen sarkastiline lihtsalt, aga ma kavatsen jätkata, kuni nad mind tõsiselt võtavad. See on siuke nagu kõrvalepõige sellest komplimendi teemast. Oli sul miskit veel seal või? Ei. No mina oskasin siia panna ainult ühe, mida ma oleks võinud panna ka isikliku arengu allaga, nagu kui meil juba olid kategooriad, panin juba sinna. Ja ma sõnasin selle nii, et ole kõigi vastu hea ja armas, aga ära ela mitte kellegi teise nimel. Lihtsalt siuke mõte selle koha pealt, et ma üritan alati teistega viisakas olla. Kui minu on halb tuju, keegi teine ei vääri sellest nagu mõjutatud olemist, jah? Kas see on üks sul endast tsitaatidest, mis sa talle uueks aastaks panid? Ei, kusjuures see kõlab väga tsitaadi moodi, aga ma lihtsalt kirjutasin selle oma peast nagu. Aga nagu mul on tunne, et ma ei ole sest vist kuskil varem nagu väga avalikult rääkinud, aga mul on tunne, et ma olen väga see inimene, et kui ma satun mingi inimesega lähedaseks, ükskõik mis tasandil, siis
ma nagu olen veits nagu käsn, kes imab kogu selle teise inimese kogemused, tunded, kõik asjad enda sisse ja ma ise kaon täiega nagu ruttu ära teiste inimeste sisse. Ja siis mul on tunne, et iga aasta ma pean nagu mõtlema selle peale või iga mõne aja tagant, et ma nagu oleks ikkagi, mina olen mina, tema on tema, et nagu, et ma olen kõigi vastu küll sõbralik, aga mitte keegi nendest ei nagu määra minu tulevikku, mitte keegi nagu tegelikult on kõik mingil moel omakasupüüdlikud ja see on täiesti okei, kõigil on oma asjad ja nagu mitte kellelgi, ma ei saa kelleltki eeldada, et kellelgi teisel on mõttes minu parimad huvid, sest see on nagu minu vastutus. Nii et mul on tunne, et see on minu üks nendest tiipidest karakteri eesmärkidest see aasta. Väga lahe. Nii, jätkame. Seiklus on vist järgimine, jah? Ma juba tunnetan, et see tuleb meil väga kontrastne. Jaa, absoluutselt. Aga ma iga kord mõtlen, et kas panna neid reise ka eesmärkidesse, mida ma juba tean, kuhu ma lähen, sest vahel on see, et need on näiteks perega planeeritud, see ei ole otseselt minu enda nagu valik või nii. Seega ma panin siia need, kuhu mina konkreetselt tahan minna. Okay. Üks on siis Austraalia, sellepärast, et kui ma käisin USAs, siis seal filminduskursusel suveülikool, siis reaalselt nagu mingi 80% neist olid austraallased, kes siia tulid, kõik olid nagu välismaalased, 80% austraallased ja ma sain mitmega nagu tuttavaks ja me vahetasime nagu kontakti ja siiamaani suhtleme mingi Instas nagu reageerime üks teise story'dele ja siis ma saan ühega ülihästi läbi ühe fotograafiga, kes mind mitu korda pildistas ka seal USAs ja siis ta täiega tahab, et ma tuleksin Austraalias, et saaks seal ka mind pildistada, ta täiega võta mingi sõbrad kaasa, mis iganes tulevad ta külla ja temaga on nii lihtne suhelda ja ta on nii palju sellest rääkinud, ta reaalselt saadab mulle kogu aeg mingeid kohvikuid, vaata nagu DM-ib või mingeid kohti, kuhu minna, mingi botaanika, et kui sa tule, siis ma viin su sinna ja siin. Viiki, võta mind ka kaasa, reaalselt. See tundub, ta elab veel Melbourne'is ka, vaata, ma täiega tahan sinna minna ja siis ma olen muidu Austraalias varem käinud, aga ma ei ole, kui ma õigesti mäletan, ma ei ole Melbourne'is käinud vähemalt, isegi kui ma olen ja ma ei mäleta, siis siis tuleb uuesti minna. Ja ma praegu üritangi leida kedagi, kes oleks muga nõus tulema, aga probleem on see, et mu kõik tuttavad on ülikoolis ja suvel on neil vaata vaba, aga asi on selles, et aasta ajada vastupidi, ehk neil on suvel talv, mis tähendab, et seal on jahe ja ma ilmselt tahan minna, kui on soe, aga nagu talvel on kõik koolis, seega see on praegu muidu ma oleks juba see aasta läinud, seega see on praegu veits nagu keeruline. No siis räägime sellest ja autokoolist peale episoodi. Okay. Ja siis teine koht, kuhu ma tahan minna, millest me oleme juba rääkinud, me tahame kutiga reisile minnast, me ei ole veel kordagi käinud ja kuna see nii-öelda tuleb siis meie ametlik esimene koos reis, siis ma tahan, et see oleks hästi eksootiline, midagi mega ägedat, kindlasti Euroopast välja, seega me oleme mõelnud Aasia seda kanti, sest ta ei ole seal käinud ja see on üks minu lemmik sihtpunkte, sest et ala on mingi Bali, Malaisia, Tais, seal on soe, seal on kohapeal odav, seal on ülipalju puuvilju ja merande ja toit nii hea, seega me vaatame sinna kanti hetkel pileteid. Wow, cool. No, kusjuures, rääkides nüüd taustainfot reisimisest, miks meie eesmärgid nii kontrastid selle koha pealt on see, et minu jaoks nagu me ei ole perekond kunagi need reisijad tüüp ja ma ütlen ausalt, ma ei ole väga selline nagu maailma ränduri type ka, aga samas mul on tunne, et nagu nüüd, kui ma olen jõudnud vanusesse, kus ma mul tekkis praegu suvaline idee, sa mainisid, vaata maailma arendurus, ma mõtlesin, me peaksime tegema, vaata me kunagi tahtsime teha, kui me Music alustasime, see oli vaata 2 kanal, me peaksime nagu 2 collab channeli ja siis nagu maailma arendurid, mingi Viki ja Maria ja siis me hakkame reisima. Uus aasta, uus eesmärgid. No ühesõnaga, et minaks reisimine ise pole kunagi eesmärk olnud. Küll aga see aasta, vähemalt hetkel seda plaanid järgi tuleb seda rohkem kui nagu kindlasti rohkem kui eelmine aasta ja ma ei pannud nagu eraldi eesmärkidesse, aga ma kirjutasin, et võta kõikidest reisidest maksimum. Näiteks me läheme keelereisile Venemaal aprillis, mis on minu meelest nii vinge, ülejäänud on kõik nagu pole ükski ära kinnitatud, see on, teine on veel suusareisile, lähme ka klassiga. Need on mõlemad nagu klassiga, see seob tegelikult järgmise punktiga kokku, et naudi gümnaasiumi viimased aastaid ja nagu seiklus ei ole ainult reis, ma panin siia nagu retsimine, nagu ma saan esimest korda väikest 10 retsida, mis, ma olen retsist nii palju rääkinud, ühesõnaga, et see on mul kindlalt nagu sellest kõik võtta, ma räägingi Venemaa, kõik mingi klassiüritused, nagu ma lihtsalt
lihtsalt tahan viimastest gümnaasiumi aastatest võtta kõik, mis vähegi võtta annab ja kõikidest reisist, kuhu ma satun ka, sest ma käisin 8. samamoodi keelereisil Inglismaal ja mul on tunne, et ma oleks võinud teha seal nii palju rohkem, ma oleks nii palju nagu võinud seda ära kasutada, et mul on võimalus nagu Inglismaale minna, nii et Venemaal ma kavatsen seda 100% ära kasutada. Et need on minu 2 tükki seikluses ja 3. on, mis mul tuli ka järsku meelde, et ma saan 18 see aasta, nii et ma tahan midagi väga erilist teha, ma veel ei tea mida. Nagu ma pidasin see aasta kodus sünnipäeva, ma ei tea, kas ma tahan seda uuesti teha. Kas sa mõtled nagu sünnipäeva peos, nagu see, et kuidas sa nagu sõpradega tähistad või see, et sa tahad nagu endale midagi erilist teha, kas nagu kuhugi minna või midagi osta või ei, no kui siis kindlasti sõpradega, aga ma veel nagu ei tea, kas ma tahan teha mingit sünnipäeva nädalavahetust kuskil või lihtsalt sünnipäeva pidu, aga midagi kindlasti arvestades seda, et ma siiski saan 18. Päris tore sünnipäev kink endal oleks, kui need load saaks tehtud, aga nagu ma mõtlen midagi erilist sinna juurde, et see ma lihtsalt panin selle seikluse alla, sest seiklus tuleb see nagu igal juhul. Nii, minul on sellest seiklusest kõik. Ma arvan, sa võid materialismi ka ära öelda, sest see tuleb ka väga teist. No, ma ei osanud mitte midagi sinna panna, nii et ma lihtsalt kirjutasin seda, et nagu mul on tunne, et riiete koha pealt ma olen eriti see aasta üritan minna sinna suunda, et ma ostan rohkem asju, mida ma saan kanda nagu erinevate lookidega, nagu mul on tunne, et ma olen hästi emotsiooni osta vahepeal ja ma lihtsalt kirjutasin siia, et mõtle üks kord veel enne kui miskit ostad, et mõtle nagu nii, nagu sa tavaliselt mõtled ja siis mõtle üks kord veel nagu, kas sul päriselt on seda vaja, sest nagu minu meelest Ameerikas on ülinormaalne, võib-olla ma eksin, aga Ameerikas on ülinormaalne, et sa viid poodidesse asju nagu tagasi lihtsalt, aga Eestis ei võta kõik poed üldse lihtsalt nagu, et ma niisama tahan tagasi tuua, nagu et ma ei soovi seda asja enam, nagu mingid poed ja, aga mitte kõik ja siis ma lihtsalt kirjutasingi, et nagu näiteks riided kõige suurem asi, aga üleüldiselt see ostmine, et ma ei kasutaks seda shoppamist nagu teraapia kogu aeg, et ma nagu teeksin midagi muud, mida ei ostaks asju lihtsalt, see pole väga nagu mõistlik. No nii, mis sul seal materialismis on? Oot, aga sa ei pannud ühtegi kindlat asja, mida sa ei, mul ei olnud ühtegi teed, mul on telefon olemas, arvutit uut, ma ei viitsi raha kulutada, kaameraga nagu filmib, ma ei osanud panna sinna midagi, äkki mul tuleb ideed, kui sa ütled? Ei, sul ei tule. Okei, nagu mingi uus korter. No jah, sa juba arvasid ära. Okei, siis ma küll inspiratsiooni võtta ei saa. Ei, nagu mul oligi see, et ma alguses mõtlesin, okei, nii paneme nüüd kõik asjad kirja, mis ma tahan, sest eelmine aasta mul oli pikk nimekiri, aga ma vaatangi, et ma see aasta ostin kõik ära, mis mul vaja oli. Uue telefonist, eelmine hakkas vanaks ja ma just sain kaamera, arvuti töötab veel mega hästi ja mingi suure tehnilisi väljaminekuid mul hetkel ei ole vaja. Sellised väiksed asjad on nagu võib-olla üks teine mikker osta, võib-olla mingi valgusteid, aga need on nagu suht pisiasjad. Seega ainuke asi, mis mul pähe tuligi, ongi nagu korter, aga ma ei saa veel öelda, et ma nagu päris seda osta tahan, sest need, mida ma vaatan, on kallid. Seega praegu rahaliselt mul oleks võimalik ainult üürida, aga nagu äkki ma saan vanematelt või kelleltki laenu, sest nagu ideaalis ma tahaks tegelikult osta ikkagi. Okay. Seega mul on nagu nii minu ajakava, mis ma endale eelmise aasta lõpus tegin, 2019 mingi kevadel või nii. Kui sa hakkasid mõtlemata, mis sa pärast gümnaasiumi teed ja nii, siis juba siis oli mu ajaplaanis see, et ma nagu aasta pärast kevadel kolin välja, 2020 kevadel ma tahaksin. See ei ole 100% kindel, sest meil nagu on osad asjad, mis võivad seda nagu natuke mõjutada, aga ma ideaalis tahaks sellest plaanist kinni pidada, aga nagu eks näis. Aga nagu, kas ma võin just küsida, sest minul on, minu hetkene plaan, kui ma jään Eestis ülikooli, siis mina elaksin kodus Eestis, nagu kui ma ülikoolis käin. Ja siis ma tahtsin teada, et kas sul on nagu peale selle, et sa lihtsalt tahad üksi elada, mingid põhjused veel, miks tahad kodust välja kolida või sa lihtsalt tahad ka oma korterit või mis värk sellega on? Kui ma ei koliks täiesti üksi, ma koliks kas Madli või Andresega kogu. Ma igaks juhus, kes ei tea, Madli on siis mu parim sõbranna ja Andres on mu kutt. Aga no pigem ongi see, et esiteks mul on oma ruumi vaja, sest perega on see, et mul on vend ka, et ma ei saa päris suur pere öelda, aga ikkagi 4 inimest. Seega see on, et keegi on kogu aeg kodus ja mind nagu häirib see. Lihtsalt see, et kellegi kohalolu, kuna mina olen see inimene, kes täiega laeb enda patareisid sellest, kui ma saan üksi olla. Minul on vaja seda üksi olemise aega, seega kui ma elaksin ainult ühe inimesega koos, siis ilmselgelt mul on rohkem seda vabadust ja nii. Pluss ma tahaksin, kui ma kolin kuhugi, et mul oleks eraldi tuba
või nagu kontoriruum, kus mul on mingi stuudio nii-öelda filmimisasjad ja tööasjad, sest praegu on see, et ma elan ja töötan ja magan ja söön mingi kõik ühes toas. No okei, ma käin elutoas söömas, aga no mingi magad ja töötad enamus aastat kogu aeg ühes toas ja see ajab mind hulluks, sest ma töötan ju ka kodus, ehk ma ei saa seda nagu ruumi vaheldust ja see on nii vaimselt kurnav ja mulle ei meeldi kuskil kohvikus ka käia, sest selleks, et monteerida näiteks või nii, mul peab olema ülipalju nagu arvutis ja hoidja, eraldi klaviatuur, hiir, ma ei hakka mingi 4 suure asjaga minema kohvikusse, seega ma täiega tahaks seda eraldi tuba ja ma ei saa, meil pole kodus ühtegi tuba, mille ma saaks selleks teha, seega kui ma just mingi vanitupa ei koli seega sellepärast, et mul oleks nagu 2 ühes olemas. See on nii põnev, sest minu jaoks alati on olnud nagu ideaal kolida kodust välja nii ruttu kui vähegi võimalik, aga ongi, et nagu kogus rahalises mõttes ma nagu olen päris kindel, et nagu esimese ülikooli aasta ma kindlasti nagu, kui mingit suurt elumuutust järsku ei tule. Noh, ma räägin, kui ma mingi kutiga ei taha kokku kolida, mida ma väga loodan, et ma ei tee. Vähemalt esimesel ülikooli aastal mitte. Aga et esimese aasta ma oleks kodus, aga ma kujutan ette, et minul tegelikult ei ole välistatud see võimalus, et mul tekib kaasa vajadus enda space'i järele, sest ma olen ka samamoodi ja meil ongi, et kui me enda uut maja vaatasime, siis meil praegu on, ma ei ole seda vlogides peaaegu üldse näidanud, aga meil tegelikult on nii-öelda üks ruum, mis on mõeldud sauna ees ruumiks, mida, kui see oleks nüüd lihtsalt ruum, ma oleks teinud kohe kontoriks selle ümber, sellepärast, et nagu nii mu isa kui ta elukaaslane teevad mõlemad nagu kodukontorit põhimõtteliselt iga päev ja meie eelmises korteris, no nende eelmises korteris oligi see probleem, et nad nagu väike korter oli ka, kõik oli söögilaua taga, siis kui me seal käisime, siis me isegi ei mahtunud sinna korralikult ära, siis me tahtsimegi teha eraldi tuba selle jaoks, kus saab tööd teha, aga nagu kuna see vannitoaga ühendatud ja nagu ta on tehtud nii, et see vannituba sauna eesruum, seal ei ole ust vahel, ta on nagu siuke mingi imelik koobas on ju. See on see, et me nagu hästi imelik oleks nagu teha full kontorit ja siis seal läheb mingi koobas sauna järsku lihtsalt. Aga nagu nüüd mul tuli meelde, et me tegelikult peaks selle prioriteediks võtma, et kuidagi stiililiselt ära lahendada, sellepärast, et mul on ka see, et ma võin küll oma toos asju teha, aga kui ma räägingi eriti suvel või nii, kui mul see töögraafik on ka nagu samamoodi enam-vähem stabiilsem, siis ma nii tahaks, et oleks mingi muu koht, kus ma saaks teha asju, nagu mingi muu keskkond, et sa lähed sinna selleks, et asju tehtud saada, sa tuled sealt välja selleks, et muid asju teha. Et sellepärast ma täiega fiilin. No mul on see, et ma ise tunnen ka, et ma lihtsalt vaimselt olen selleks nii valmis, ma ei suuda enam, kuna nagu ma vahepeal elasin äkki mingi 17 aastaselt või nii, elasin ka pool aastat üksi, ma juba siis tahtsin tegelikult nagu ära kolida täiesti välja, aga siis vanemad ütlesid, et võta nagu mingi veits katseaeg või nii ja siis Aga miks sa siis üldse tagasi kolisid? Sest ei viitsid süüa teha ise või? Ei, ma selles mõttes sain mina reaalselt. Need on isiklikud asjad, ma ei saa siin nagu rääkida, aga see ei olnud sellepärast, ma ei saanud hakkama, vaid teised põhjused igatahes, aga nüüd ma tunnen, et mul lihtsalt on vaja seda. Ei, ma usun. Kui sa teed endale koju mingisuguse kontori, siis ma loodan, et vahel ma olen sinna ka kutsutud. Jaa, palun kogu aeg. Autokooliks õppimisel või midagi sellist. Mul ongi siit näiteks, kui ma käin kuskil poes, kuskil mingi kodu nagu dekoratsiooni, ma esimeses mõtlen see, kui ma oleks mingi oma kord, siis ma ostaks, aga mingi praegusesse perekoju ma ei hakka nagu ostma, sinna ostab pigem pere neid kaunistusi asju, aga ma tahaks juba oma asju kogu aeg. Nagu. Ei suuda ära oodata lihtsalt. Nii, aga liigume edasi, me oleme päris kaua seal materialismi juures. Aga sul on veel asju seal või? Okei, korter. No see on päris suur ost ka, nii et eks näis. Järgmine kategooria on meil siis suhted. Tegelikult on sealt edasi romantika ka, aga ma isiklikult võtsin need 2 kokku, sest ma polnud romantikas väga mitte midagi. Üks nagu eesmärk oli. Nii ma võtsin need kõik kokku. Ma võin need ette vuristada ja siis sa võid öelda, kui seal eraldi oli. Esimene oli selline, et ole Karlosele, kes on siis minu kass, ole Karlosele parim emps, vanematele parim laps ja Laurel Oskarile parim õde ja vanemale vanaisale parim lapselaps. Ehk nagu see lihtsalt sümboliseerib mu seda pereaega, ta on nendega võimalikult palju aega veeta ja nagu ma tean, et mul ei teki sellega probleemi, see mul tuleb nii naturaalselt, aga ma lihtsalt mõtlesin, et saaks tore siis kirja panna. Järgmine ongi, et väärtuste pereaega põhimõtteliselt sama asi ja siis, kuna ma alguses mõtlesin, et midagi peaks romantikasse panema, on ju, aga nagu kuna ma tean, et ma ei taha midagi loota, siis ma kirjutasingi siia, et ära mingit rom-commi elult küll looda, ehk nagu romantilist komöödiat, et nagu keskendu, nagu mul on tunne, et see aasta on veel nagu täpselt see, et nagu keskendu oma tööle, oma nagu nende põhiasjadele, koolile ja sellele, et nagu sul veel ei ole vaja seda distractionit, mul on selline tunne, sest ma kujutan ette, et ma olen täiega see, kes nagu investeerib ennast teisse inimesse nagu väga palju oma aega ja nagu mul tunne, ma ei ole selleks veel valmis. Jällegi, kui midagi juhtub, siis ega ma otseselt ei ütle, nii et praegu on nii. Okei. No see, mis ma panin suhet alla, mis siis nii-öelda on mõeldud kas pere või mingi sõprussuhted, tegelikult need mõlemad sobivad mulle siia ka romantilise alla, et on siis
kas alusta uut traditsiooni või õpi midagi uut koos. Nagu kas siis koos sõbra või koos kuti või koos perega. See on nii hea, see traditsiooni oma on nii hea. Ma pean selle ka panema, seepärast, et nagu eriti praegu jõuluajal ja nii edasi, nagu ma olen üritanud seda alateadlikult nii palju teha, aga ma peaks panema selle eesmärgi, sest see on nii tore asi, mida teha. Okei, ma panen kirja. Ja siis teine on see, et minna koos reisile. No kutiga ma juba plaanin, perega ma juba lähen ja nüüd on jäänud üleval Madliga minna. See aasta ma käisin aga 2 korda, see kas on suht tõenäoline, et me läheme ka järgmine aasta. Kuule, sa annad mulle nii palju inspiratsiooni praegu. Ma teadsin, et mul on midagi uut lisada. Ma tahaks selle reisi asjaga kindlalt lisada nagu sõprade juurde. Ja siis 9. punkt romantilised suhted. Lisaks on mul veel pandud või me just arutasime kutiga, et me tahaks järgmine aasta hakata käima 1 korra nädalas koos tennist mängimas, sest praegu on see, et ma käin 1 korra nagu trennis, aga siis ma tahaks temaga ka, sest ta mängis hästi pikalt tennist ja noh, mina olen ka ikka mõned aastad mänginud, seega me oleme suht samal tasemel ja või no okei, kui me nagu pidevalt tagaks käima, siis ta tõenäoliselt läheks paremaks, sest et ta on tunduvalt kauem mänginud, aga kuna ta on pikk paus olnud, siis ta vaata võits roostas nagu. Seega see oleks üliägest, ma tahaks tegelikult ideaalis ka 4 korda trennis käia, praegu mul on ainult 3. Ja siis viimane asi selle kategoorial on vähem telefoniaega, millega ma saan päris hästi hakkama. Ma tunnen, no okei, oleneb sellest, kas mul on nagu tööasjad tehtud või ei, sest kui me saame kokku nii, et mul on ala mingi meilidele vastamata või mingi postitus ülevootsaks saatmata, siis on see, et ma pean sellega tegelema, aga niisama, kui me oleme koos, kui ei ole tööasi, siis ma nagu niisama väga palju ei ole, aga ma proovin seda ka oma nii-öelda kutis arendada, et vähem telefoni aega. See ei ole hetkel nagu probleem, minust me ei olegi liiga palju, aga nagu alati võiks veel vähem. Ja, nõustun. No olemegi jõudnud viimase kategooria juurde, milleks on spirituaal. Tead, ma mäletan, et kui me seda ise ka kirja panime, siis me ise olime ka veits nagu, et mida see üldse tähendab. Aga nagu kuna ma võin midagi panema, siis ma lihtsalt kirjutasin, et katsu iseendaga rahus püsida. Nagu, et mul oleks kõik nagu et mul on tunne, et mina ja mu sisehääl, et me poleks konfliktis. Nagu ma oleks mingisugune psühholoog või mingi terapeut või midagi. Aga nagu see on üldine, aga samas minu jaoks see on nagu päris kindel tunne. Mul on tunne, et see aasta ma lõpuks esimest korda saavutasin selle tunde, kus mul oli nagu et vaata, alati öeldakse, et kõik ei saa samal ajal olla tasakaalus, aga selline perfektne, nagu mitte päris, ma ei oska sõnastada seda, nagu see oli tasakaal, aga mitte selline ideaalne tasakaal, vaid siuke täpselt piisav, nagu iseenda ja pere ja kool ja kõigega. Nagu mul on tunne, et ma lõpuks see aasta saavutasin selle tunde, et ma olen päriselt ka iseendaga nagu mitte rahull, aga rahuus, nagu vaherahus omavahel. Seda aru, mida ma mõtlen? Vist jah. No enam-vähem. No ühesõnaga, et katsun lihtsalt hakkama saada oma asjadega üleüldiselt. Okei. No minul on 2 asja, aga need lähevad suht kokku. Üks on siis see, et ma võtaks reisil puhkamisaega, sest et kõik mõtlevad, mingi sa lähed puhkama. Sisulojaks reisid ei võrdu puhkusega. Need võrduvad kõige nagu kõrgem tööaeg üldse ausalt. Ja see ongi see, et mul on siin nii stress, siis ma lähen reisile ja siis minu meelest reisil, ma ei ole väga nagu aktiivne reisi, aga seal on just see, et sa tead, et sa oled nii lühikest aega seal koha peal, et sa üritad veel nagu nii palju sisu saada sealt kui võimalik ja siis sul on selle võrra nagu veel rohkem stressi. Täpselt seega, no nüüd ma lähen 3 nädalaks Uus-Meremaale ehk ma just parem oleksid puhkad, ma just sain sõbrannaga kokku, kes oligi nagu, come on, sa oled 3 nädalas sa saad lebalt võtta nagu puhkamiseks. Seega, ma ei tea, kas ma päris nädal järjest võtan, ma pigem, ma arvan, proovin seda teha, et võtan näiteks, et täna vlogin, täna täiesti puhkan, et sest vahel on see, et midagi põnevat toimub nädalas, siis kui ma võtnud terve nädal vabaks, siis nagu ma ikka tahan salvestada, et pigem võib-olla üle päeva või kuidagi, aga tahan seda võtta ja siis on pandud wifi vaba päevad, et ma ei tea, kas võtta nagu 24 tundi korraga või mingi nädal, aga et vahepeal olla nii, et nagu ei ole sotsiaalmeedias, kuigi ma olen seda paar korda varem teinud, aga ma ei ole nii nagu 100%, ma olen teinud see, et ma olen eemaldanud suhtlusäpid nagu mingi Instagram, Facebook, Messenger, Snapchat, et mul on jäänud ainult meelelaud mingi YouTube ja Netflix, et sest siis mul oli see, et ma ei tundnud kohustust postitada ja teistega rääkida ja vaadata, mida teised, siis oli see, et ma sain ainult nautida sisu, mis mulle meeldis. Aga võib-olla peaks tegema nii, et ma need ka eemaldan, aga võt see on väga raske. Võt on kindlasti, ma meelega ei pannud eesmärkidesse seda. Aga mul ei ole pandud mitu korda, ma seda pean tegema, seega kui ma juba 1 korra seda see aasta teen, siis on edukas eesmärgi täitmine. Oli sul veel miskit seal või? Ei.
nojah, on nüüd uue aasta tunne parem või oled ikka seal kuskil vahepeal ootad jaanuari? Mul on lihtsalt nii stressirohke nädal, et ma ei suuda hetke. See on okei. Me saame sinult selle uue aasta update'i siis, kui me tegelikult me vist mainime, ma arvan, kui me salvestame esimest korda uuel aastal. Me võime seda ju mainida. Jah, aga sinna läheb veel ikka aega. Ikka natuke läheb, aga ootate ära, pole viga. Ja ma loodan, et te saite inspiratsiooni oma eesmärkide tegemiseks. Võib-olla, kui te võtsite mõne sama eesmärgi, mis meil, siis on kindlasti teada ja võite vahepeal meile ka anda update, kuidas teil eesmärgi täitmisega läheb aasta jooksul. Ja juhul, kui te kuulate meid esmaspäeviti, siis meile väga meeldib, kui te neid repostite, sest et esmaspäev on see... Üldse postitate, siis me saame repostida. Ja, aga see on see, et Kirsi Chillis ma käin põhiliselt ainult esmaspäeviti. Ma muudel päevadel ei käi seal konto all sees, kui nagu mind isiklikult pole ka täägitud, siis me lihtsalt võib-olla ei saa repostida või pane tähele. Ma katsun olla parem selle koha pealt, et repostime ja üldse selle Instagramiga seal. See oli mu kohustus, siis ma mõnda aega jätsin selle. Sa pead praegu selle oma eesmärkidest, see on tööalane. Olen Kirsi Chilli Instagramis aktiivsem. Ja loed tagasisidet. 100%. Ühesõnaga... Jälgige meid Instagramis, et Kirsi Chilli. Ja, absoluutselt. Ja ka teistel podcasti platvormidel, kus te meid kuulate, ärge unustage vajutada seda nupu follow ja YouTube'is näete meid visuaaliga nagu ikka. Mul on tunne, äkki ma peaks näitama, mis ma tellisin. Näita, see on episoodi kõige lõpp, nii et need, kes nüüd kuulasid, need on nagu eliitgrupp. Te kommenteerige alla midagi, mida nad võiksid kommenteerida, kui nad seda hetke nägid ja kuulsid? Mis sa tellisid? Äkki midagi sellega seoses või? Aga ütle siis mõtlen välja. Ma näitan ära siis. Ma Food Hall tellisin Bolt Foodist siis Christine Da Vinci restoranist. Ma olen reaalselt olnud sõltuvuses nende Caesari salatist krevetidega. Nagu mulle muidu ei meeldi mingid poe või restoranide Caesari salatid, sest mul on kodus nii kindel nagu retsept, kuidas mina teen ja see on nagu mu lemmik, ma väljas ei võta, sest ma tavaliselt ei meeldi. Aga see on reaalselt uskumatu. Ma avastasin sidruni Caesari salati peale. Ma ei ole kunagi varem pannud, aga neil on kaasas ja see pigist on, ma olin ka mingi, mis asja, aga ma proovisin, see on nii värske, see on nii hapu, see on nii hea. See toob kõik maitsed esile, ma soovitan. Seega, jah, Caesari... ASMR. Caesari salat nagu krevetidega. Jaa! Kukub! Ei, ta oli feil. Oodake. Midagi oli veel või? Kus ma võin ühe saia saada? See tundub just siuke, kes saia ei söö, Viki. Ja siin, miks ma seda salatit tellin, mis on teistmoodi kui teistest restoranides, nad panevad sulle kaasa 2 ciabatta viilu ja ürdi võid, sest mul ei saa muidu kõht täis, ma söön mõlemad ära, see on mul lemmikasi üldse ja ma olen seda rast mingi nädalaga järjest tellinud ja eile nad unustasid panna ja seda mu päev oli rikutud. Ma olin nagu, seega ma seekord kirjutasin eraldi veel, palun pange mulle kaasa saia ja võid. Seega ma jagaks muidu, aga ma olen nii näljane lihtsalt. Ei, reaalselt ma tean, mida te kommenteerida alla. Kui te nägite seda Food Halli või kui te kuulsite siiamaani, siis kommenteerige alla Piki Viki selle eest, et alati saia tahab ja selle eest, et Caesari salatid ei neli. Viki viigab, kui ma seda ütlen, aga see on ülinaljakas, see pole halva, aga pange Piki Viki alla, Piki Viki 100%. Nii palju ei kuula lõpuni, et pole viga. Don't be mad. Toi, tõmbame nüüd kokku otsad. Ma loodan, et teil oli mega tore. Loodan, et saite inspiratsiooni ning näeme teiega või kuuleme teiega juba järgmisel esmaspäeval. Ja ma loodan, et te panete kõik enda eesmärgid kirja, sest kui ma õigesti mäletan, siis Artur ütles, et see tõenäosus, et need saavutate 40% suurem. Seega pange need nii konkreetselt kui võimalik kirja. Absoluutselt. Ning näeme järgmisel esmaspäeval. Jah. Ciao! Ciao!